Ups. Ei rahvas, minu nime on Eskleb Mängur. Täna teeme Minecraft Snapshot 13v03a video. Et ma juba enne rekordsin, aga kogemata ma ei pannud rekordimist seda käima. Et see oli suht veel. Et aga esimene asi, mis te juba märkate, et siin pole seda texture pack või seda kohta, kuhu vajutada. Te saate ikka texture packa peale panna, aga see on lihtsalt optionsit alla liigutatud. Nüüd on siin texture packs. Et mul on selline texture packid, aga ma neid peale ei pane, seepärast ma Snapshoti videot. Ja et see on päris lahe ka, et sa oled kuskil mängus, näiteks single või muti, ja siis koheselt oma texture packi ära, näiteks tahad mingi Spaxburger texture packi, siis topid sellesse peale. Aga no, lähme Snapshoti siis. Et see oli see teine maailm, kus ma tegin Snapshoti video, aga lendasin sellest suht kaugele. See on mis trolles lasin TNT kõhku. Aga esimene asi, mis näha on, et juba pillar quartz blokk, et saab panna nagu puitu niimoodi küllil ja igat moodi. No niimoodi ka ja. Et see on nagu see puitu saab panna. Paned ka niimoodi, siis teeb mingi muster endale seal. Et mulle suht meeldib see. Ja need on päris ilusad blokid ka, mulle muidu meeldivad nüüd. Järgmine asi, mis siis on et kui sa oled skeletonil hästi lähedal, siis ta laseb kiiremini. Paneme keemod 0 ennast. Ja kui ma panen skeletoni maha, on mul peaceful'i peal. Ja on alguses kaugele. Nagu näha, et ta laseb palju harvemini. Häieks. Laseb üldse. Anna. Noh, lask. Aga mida lähemale ma lähen, selle kiiremini ta laseb, juba näha on, et ta laseb palju kiiremini. Ja ma saan kohe surma. Okei. Ja et ma olen päris nooleline. Ma nähtas laime, panen kohe peaceful'i peale. Ja viskan tagasi panema hardi peale. Et on ka zombidega. Et zombid peaksid nooltega, kui ma lasen neid, peaks ta mingi vähem tämmi saama või et nagu eest ära või midagi sellist. Aga ma küll ei näe, ta mingi eest ära peaks või midagi. Et siis, ja üks asi on veel zombidega, et kui zombi põleb ja ta sind lööb, siis sina lähed ka põlema. Et see on päris lahe tegelikult. Ma ei tea suht lahe, et kui zombi sind lööb, tead ise ka põlema. Paneme need asjad ära. Ja järgmine asi, mis meil on dropper või lihtsalt dropper. Et see on nagu dispenser, on siis naerusuuga selline kolmnurk. Dispenser on selline ümmargune, nagu mingi üllatulu, mingi Siis näiteks, kui tavaliselt dispenseriga tahad nooli välja nagu anda, siis ta laseb neid. Ootan. Aga kui ma dropperiga teen, siis ta lihtsalt dropib mulle selle. Siis ta lihtsalt dropib selle välja. Ja kui sa paned chest'i siia ette ja mul on dropper siin taga ja kui ma vajutan nuppu, siis see läks siia. Aga vaata, ma enne tegin video ja siis mul tuli fail ja kõik läheb siia chest'i. Et dropperi craftida tuleb lihtsalt panna 7 cobblestone'i niimoodi, 1 hopper ja 1 redstone. Oli vist selline crafting. Ja saad endale dropperi. Et järgmine asi, mis puudutab command-blokke, on et uus tekst, et sa paned kalkriips test4 @ a kandile sulg r võrdusmärk, siis paneb mingi numbri ja kandile sulg. Ja mis see teeb siis näiteks, kui ma panin siia 7, siis on 7 ploki kaugselt ta võtab näiteks neid signaale. Näiteks ma panin siia komparatori, vist oli õigesti öeldud, ja seda pole siia vaja. Ups.
kui ma panen selle komparaatori ja panen redstone'i, siis see avab ukse. Ja kui ma olen siin 7 ploki sees ja vajutan, siis see nagu tuleb lahti. Natuke väiksema. Ja kui ma olen 7 ploki sees ja vajutan, siis see peaks lahti tulema. Aga kui ma olen siin väljas, 7 plokist väljas, tegema ma pean ikka seda pikendama, seepärast ma panin 7 peale. Nüüd ta paneb ukse kinni, nüüd ta ei mõju üldse. Aga kui ma lähen 7 ploki sisse, näe, siis ta avab ukse. Lähme järgmise asja juurde. No tegelikult paneme siia ka mingi ukse äkki. Mis mul siin on, mul on minecart või chest ja seal all on minecart või see rail detektor. Ja ma panin redstone'i ka, et oleks näha. Mis ma tegin, ma panin komparaatori kõrvale ja redstone'i ja doori või ukse, mis siis kui redstone vaata nagu annab signaali, siis ta läheb käima. Ja näiteks ma panen täiesti suvase blokise sisse. Ja see annab siis nagu komparaatorile jõud või midagi. Ja siis see redstone läheb siin tööle ja avab ukse. Aga kui ma välja võtan, siis lihtsalt redstone jõud nagu kaob. Et suht läheb. Järgmine asi, uus minecart, mis on minecart with hopper. Selle tegemiseks on vaja ühte minecarti ja hopperit. Ja seda teeb minecart with hopper. Et see on selline minecart, kui sa lased chestide alt läbi, siis see annab nagu chestidest asju sulle. Et mul on siin trap chest ja niimoodi järjest. Et ma ei tea, kui ma selle lahti teen, mingi häält ei tule ka seda ka. Aga kui ma selle lahti teen, siin hääl tuleb, ma ei tea miks. Nendele kahele ka. Et kui ma selle läbi lasen, ta kogub kõiki need asju, näe ja paneb kõik siia. Kogus kõik 5 asja praegu. Aga vahepeal ta ei kogu üldse, nagu tal pole üldse tuju. Ja ta kogub mingi teatuid asju. Tuleb siit välja. Ja kui ma lasen siit läbi. Ta näha, et kogu see 4 asja. Selle chesti siin jättis üldse vahele. Ma ei tea, äkki see on see mingi kiirusega mingi asi või midagi. Igastahes, noh, sellise. Et järgmine asi, mis siin on minecarti TNT-ga on ka update tulnud. Või selline nagu väike, noh, selline update. Et kui sa saadad ta teele ja ta läheb nagu siin plahvatab, siis kõik, mis on reilid, kõik jäävad terveks. Ja kõik reide all blokid olevad ka, ma kohe näitan. Lasen ta sinna. Et ma enne juba tegin, siis väike plahvatus oli. Näin. Ja kõik siin, mis siin oli, et kõik täiesti terveks. Et mitte midagi siin nendega ei juhtunud. Et see on päris hea, et sa ei pea kogu aeg need uuesti ehitama ja midagi sellist asju tegema. Ma ei tea, suht lahe tegelikult. Et noh, see oli minu Minecraft snapshot video. Like ja subscribe, kui video meeldis. Subscribe, kui tahate ühineda rüütite armeega. Näeme järgmises videos, mille ma teen ja senikaua jääge lahedaks.